Nii, oleme siis oma elektriautotund ekstraga. Ma ei teagi, kas minu autotunni ajaloos, kas ma olen ühtegi ekstrat teinud, võib-olla isegi esimene. Ajalooline hetk. Nagu eelmisest saate osast oli kuulda, et me jäime omadega ikka päris ajahätta ja see lisasaade sinna otsa on vajalik. Sellepärast, et meil on mitmed autod läbi käia ja natuke selliseid põhimõttelisemaid küsimusi, mis puudutab kogu seda elektriautondust. Näiteks nüüd, kui ma olen see viimane nädal aega sõitnud nendega, siis kogu aeg sa tead seda, et mis asi on, eks ju, kui palju on sõiduulatust. Ja see auto näitab sulle. Aga ma hakkasin esimest korda vaatama seda, et mis asi on see hetke tarbimine. Kulu, jah. Elektrikulu, et sa liitreid 100 kilomeetrile harjumuspäraselt, on ju. Vaatad, siis panin seal Peugeot selle, et ta näitaks mulle seda, et paljudes hetkel mul võtab siis kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Väga hea, võttis seal 16 ja siis 16,5 aga mida see tähendab? Kas see on hea, kas see on halb? Ja hakkasin siis võrdlema, et võib-olla teil ka abiks siis, et mis need praegult tänapäevased head näitajad on. See Peugeot E208 proovisõidu auto, seal oli ajalugu 1200 kilomeetrit ja keskmine oli 15,6 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Nii, kas meil on tuua mõni võrdlus, millises otsas see asub? 15,6 on väga hea ots, sellepärast, et kui nagu vaadata seda sama autosid, millega me siin hiljuti oleme mõlemad sõitnud, siis Hyundai Kona numbrid näitavad nii-öelda tehase andmetes 15,4 ja Peugeot ise kodulehel väidab sinna 17 juurde tegelikult oma kulu nii-öelda. Okay. Ja kui nüüd vaadata ka neid, ütleme siin neid samu mudeleid, mida me oleme läbi käinud, siis ütleme see tavapärane ongi seal kuskil 17 juures, siis on mingisugune ports autosid, mis on seal 15 juures ja siis on need teised ja võimsamad, Taycan 25 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile, on ju. Aga veel kord, see on ikkagi omaette klassist autod. Ehk et see sama, kui sa ütled, et 15,6, siis see on väga hea näitaja. Mina näiteks, mis selle Peugeot puhul veel, ma tegin ühe sellise, kui sina ütlesid, et see mingisugune 100 kilomeetrit väljas või nii-öelda linnast välja sõita. Ma tegin Zoe ja E208-ga nii-öelda tühjaks sõitmise testi. Zoe läbisõidu ulatust, kui ma peast ei eksi, lubati 395 ja sõitsime tühjaks 395,2 ja Peugeot E208 lubavad 340 ja sõitis 352. Aga mis oli selle läbisõidu testi, et oleks niisugune, kuidagi ma ütlen, et tavapärasema eestlase nii-öelda harjumus, ma sõitsin natukene üle 100 kilomeetri linnast välja, või siis ütleme üks ots oli siuke 50-60 kilomeetrit ja tagasi, ja siis selle ülejäänud asja ketrasin siin, ma ise elan Järvekülas, see on natuke nagu linnapiirist välja, ja siis ma sõitsin hunnikust, ma mõlema autoga sain pikemalt sõita, sõitsin siin linna vahel seda akut tühjaks sõita. Vot nüüd on ka üks asi, elektriauto peres selleks autoks, mis siis oleks nii-öelda see linnakommuter, on ju. Oleme ausad, kui sul on ikkagi seesama Honda E oma 200 läbisõiduga. Linnasõidu keskmine kiirus tuleb sul alla 30. Alla 30, on ju. Ümardame ta 30-ks. Siis 300 kilomeetrise sõidu ulatusega sa saad 10 tundi autoga sõita. Millistel päevadel sa kavatsed autos sõita 10 tundi linnas? Täiesti nõus. Kohe, kui on peres 2 autot, muutub elektriauto üks nendest väga-väga mõistlikuks otsuseks. Sest kohe. Aga nii kui ta on ainukene, siis on natukene... Siis tekivad, sinul ja minul tekivad, aga head kuulajad, minge leidke Facebookist, mis on siis elektriautode Eestis grupp, seal on inimesi, kes elavad elektriauto maailmas, kes kindlasti meid hetkel kuulates mõtlevad, et mida need 2 meest räägivad, nad ei tea mitte midagi, sest seal võetakse need asjad juppideks, seal arutletakse selle üle, et ma ei saanud täna ühes või teises kohas laadida või miks Leafiga peab olema föön kaasas, kui sa niiske ilmaga sõidad, mida kõike, kuidas Teslat kõige lihtsam hooldada, kuhu sa ta praamiga viima pead või ise sõitma, on ju. Aga nüüd ma tulen selle juurde, et me arutlesime Honda E ja väike läbisõit 200 kilomeetrit. Tegelikkuses
see 200 kilomeetrit on ka, ütleme, 8 tundi autosõitu ja Hondaga ma võtan sellel nädalal selle nii-öelda tühjaks sõitmise ette, vaatame, mis ma siis saan ja sellega ma teen puhtalt linnaoludes, ehk ma kavatsen ühe päevaga, ma arvan siis mingi 8 tundi Tallinna linnas autoga sõita. Palju õnne, sest mul on praegult kavas tühjaks sõita, kui me siit saate lõpetame, see Volkswagen Transporter, sest mul on selline põnev katse, sest mul on tunne, et ta on katki. Nii. Sest kui ta esimest korda, see on see, ta ei ole, Volkswagen mulle kohe ütles, kui ma hakkasin kurtma, et kuulge mingi jama on, nad ütlesid esimese asjana kohe, et e-Crafter on nende tehtud. Just. Aga see Transporter on apt, mis tavaliselt tuunib Golfe võimsaks. Või siis Audisid leiame sealt erinevaid sellest rivitist. Et siis see on apti poolt nagu konverteeritud elektriautoks, seega nad natuke pühkisid oma käed puhtaks sellest. Ühesõnaga, ta peaks sõitma 130 kilomeetrit ja ma sõitsin sellega ideaalselt, põhimõtteliselt ainult linnas, tühja kaubikuga. Ma ei läinud kordagi maanteel ja kõige kiirem, mis ma sõitsin temaga, oli Järvevana teel 70-ga. Ja kõik oli hästi. Ta näitas mul oli 80 kilomeetrit sõidetud, näitaski, et saangi täpselt mingi 30-35 veel. Ja siis ühtäkki põhimõtteliselt kukkus see niimoodi, et lõpuks ma suures paanikas läksin, panin laadja külgest, mul ei näidanud enam 1 kilomeetrit ja laadja külge panin ma ta, kui ta oli teinud 83 kilomeetrit. No, mis on kui lubatust põhimõtteliselt 50 vähem, räägime protsentidest, kui lubatud ongi ainult 130 ja ma saan 83 sõita, nii. Ma võtsin ta siis selle auto täna uuesti. Esiteks selleks, et vedada ühte hobiauto mootorit, see, mis põletab bensiini, ja teiseks siis, et ta proovida teist korda tühjaks sõita, et kas see oli hetkeline mingi tarkvara error ja see buss on vahepeal natuke õppinud oma käitumisest, või ongi, nad peavad selle saatma kuskil ülevaatamisse, sest niimoodi nad seda küll, see on põhimõtteliselt väga halb reklaam, kui see buss tegelikult sõidab 83 kilti. Aga kui ma otsisin välja, kui me rääkisime sõidu, ühesõnaga, kui palju kulutab, siis aasta tagasi tegi üks Itaalia, Motor1 Itaalia osakond testi, sõitsid 45% linnas, 45% maal ja 10 kiirdel. Ja seal sai siis ilmselt ma eeldan, et see on eelmise põlvkonna Zoe 13,7 kilovatt-tundi. Mis on väga hea number, kui me ja Hyundai Kona sai 13,1 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Ja Hyundai Kona kohta ma oskan ka seda öelda, ma tegin Hyundai Konaga küll siin eelmine aasta, ma tegin selle nii-öelda tühjaks sõitmise katse ja üldse ebatraditsiooniliselt nii-öelda kus on elektriauto ökonoomne? Elektriauto on ökonoomne linnasõidul. Ja, kus sa pidurdad kogu aeg just, ja toodad seda tagasi. Ja tuuletakistus on väike. Ehk suurtel kiirustel, kui klassikaliselt sisepõlemismootor on maantee peal ökonoomne, ühtlane sõit ja nii edasi, siis elektriauto on justkui vastupidi ja Konal vist linna läbisõitu lubavad isegi mingisugune üle 600 või midagi sellist, seda ma ei tahaks ühe päevaga proovida. Aga mina sõitsin Konaga Metallica kontserdile tagasi sõbraga, sinna panime täitsa mööda nii-öelda põhimaanteed, kus sai 110, kõik nii, et mitte nagu ei ökotanud nõmedalt ja ei hoidnud tagasi ja ei takistanud liiklust ja tagasi tulime, kuna liiklusvoog oli nii mugavam, tulime Piibemaanteed pidi ja nende siis lubatud 449, ma sõitsin nõks üle 500 ja arvestame, ma sõitsin maantee peal, mis on nagu väga hea näitaja ja kui siin natuke neid artikleid ja asju vaadata, siis Kona, kui sa mõtled ta olemuse peal tegelikult, et linnamaastur, siukene, ka seesama ta tegelikult ei ole väga suur, sa imestad, kui sa ta juurde lähed, siis ta on pigem nagu väiksem, kui mina arvasin. Jah, aga ma ütlen, et ta on kõrgem ikkagi auto. Kui sa Honda E kõrvale paned, siis nagu just kui mahuks ühele pagasnikusse teine. Et ta tegelikult on ikka, nad on suutnud teha mingit imet ja ta on üks ökonoomsemaid ka oma nii-öelda standardnäitajatega, see sama 15,4 kilovatt tundi 100 kilomeetril, kui teised justkui, mis võiksid olla ökonoomsemad, on seal 17 juures. Et see on nagu väga hea. Mina kui sa selle kaubikuga nüüd, palju sa sellega täna sõitnud oled, selle ABT? No sain kätte, siis tal oli aku täis, näitas jälle 120, praegu on mingi 30 sõidetud ja mul on tunne, et ta juba tegi seda, et kui ma jätan auto seisma, ta näitab, et mul on 100 kilti sõita veel ja kui ma hakkan taga uuesti liikuma, ta näitab, et 80 kilti on sõita, et tal on see patarei haldus, aku haldus
on kuidagi, mul on tunne, et seal tarkvaraliselt ta ei saa sellega päris hästi hakkama. No vot nüüd võttes siis e-Crafteri sinna kõrvale, mis on nii-öelda päris nende enda toodetud, ega see on üks Masteri kõrval siis üks nii-öelda tõsisemalt võetavaid suuri elektrikaubikuid. Kuigi ma ei tea, kas juba on siin väljas, on ka tegelikult Mercedesel Sprinter olemas ja ka siis nii-öelda, mis ta siis on, Vito on ju, aga selle e-Crafteri puhul on ju läbisõidu näitaja 173 kilomeetrit. Ehk tegelikult nende elektriversioonidega ei ole saadud nagu väga kaugele seda sõiduulatust veeretada. Kui nüüd jätta kõrvale need kolm, ehk siis PSA grupi poolt toodetavad Peugeot, Citroën ja Toyota, millele on siis ütleme keskmise suurusega kaubik, mis on transporteriga nagu võrreldav on ju. Nemad lubavad 330 kilomeetrit sõiduulatust. No see on mingi mingi maailmavaateline, näiteks ka Mazda ja Lexus tulevad ju kohe välja oma väikeste linnamaasturitega, mis on samuti pigem sellise paarsada kilti läbisõiduga, et nad on läinud teist teed ja Mazda väidab üldse, et kõige ökonoomsem ongi elektriauto siis, kui tal on selline väike akus, tähendab seda, et siis on ta ütleme, kõik on siis väga hea, et siis kulutatakse vähe energiat tootmisele. Nii. Ja lajatame siia veel ühe numbriga ikka veel vahele. See väike kaal. Sa ütlesid, sa olid üllatunud, et Honda E kaalub rohkem kui Mini Cooper, on ju. Ehk siis, kui me võtame tegelikult jälle selle, millest me oleme siin täna palju rääkinud, Peugeot, Zoe, Honda E, Cooper, Niro, need seal see alumine ots on ju. Need on siuke 1500 kilogrammi tühimassiga. Siis see järgmine samm, Niro jätan välja, vabandust, et järgmine samm natuke kallimad autod, natuke suurema läbisõiduga ulatusega, natuke võib-olla ruumikamad, need on kuskil 1700 on ju. Ja siis see järgmine klass, need premiumid, need on 2,5 tonni tühimassiga autod. Ja midagi ei ole parata, aga kui võtta see sama Taycan oma 2,5 tonnise tühimassiga, siis see Taycan sõidab veerand miili aega nagu kunagine legendaarne Ferrari Enzo, mis, ma ei tea, kaalus poole vähem. Pagan, kuidas see Porsche, ma saan aru, et panen siit nüüd veel ühe fakti. Ferdinand Porsche oli tegelikult esimest elektriautot tegemas 1890 midagi seal, 1800 lõpus. Ta jõudis kuhugi maale sellega, ehk mõtle kui pikk, millal nii-öelda Porsche nimel seda elektriautot hakati tegema, aga Porsche on jäänud oma juurte juurde ka selle elektriautoga. 2,5 tonni pannakse liikuma alla 3 sekundi 0-100. Halloo, no võt. Kuidas? Ja sealt tuleb ka see suur kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Ja, 25 kulu on suur, aga no ma arvan, et see, kes selle auto ostab, ei hakka vaatama, et kas see on 16 või 25. Me nüüd siin põrkame niimoodi ping-pongina jõvedalt nagu edasi-tagasi. Ma tahtsin korra ma ütlen, meil on teatud stsenaarium siin ees, aga me ei suuda seda järgida. Me ei suuda seda järgida. Lihtsalt ma tahtsin selle kaubikute teema nagu üritaks korra kuidagi kokku võtta, et kui me vaatame täna siia kaubikute turule, siis on see transporter, mis on ABT poolt ümber ehitatud, võiks sõita veidi üle 100 kilomeetri. Crafter mingisugune 170, Renault Master 200 ja siis nüüd ongi see teine ots, nad on ka muidugi põlvkond uuemad on ju, oma asja poolest, aga siis see kolmik Peugeot, Citroën, Toyota on ju, nemad lubavad üle 300 oma sellele pisemale ja nad pakuvad ju ka tegelikult seda istmetega versioonina nii-öelda 8-kohalist elektrimasinat, mis on ka justkui nagu uus segment elektriautonduses. Siiamaani me oleme ju harjunud, alustasime siis nendest e-Mievitest. Ja samamoodi nagu oli Leaf, siis oli ka Nissanil oli ju ka see NV200 kaubik. Nii, millega sina oled sõitnud sellises verioonis, kus oli tere korter sees, kontor. ENV200, mis on tegelikult 10 aastat vana oma kõikidelt loomudelt ja ei ole ka, ma nüüd peast neid numbreid ei mäleta, aga ei ole läbisõidu ulatusega, just ka on seal niisugune 100 midagi ringis. Aga
saate alguses rääkisime ära, on Kadriorust tulemas siis 26. või siis, kes nüüd väga palju hiljem järgi kuuleb, siis oli 26. augustil. Seesama ENV200 Workspace või Office Space. See kontor on seal kohal? See kontor on ka nende leheküljel välja reklaamitud. Ma ütlen, see oli sigalahe asi. See on jälle niisugune teine pool autondusest, mida väga tihti meile ei jõua, kus antakse mingisugustele disaineritele mingi mõtte õhku, et tehke midagi. See oli siis liikuv kontor, kus on põrand on nagu luksusjahil, see siuke puidust väljaulatav siuke osa pikendus, võid sinna grilli panna, seal sees on käpaga kohvimasin, seal on täiesti töötav arvuti, siuke lahe helisüsteem, mingi Philipsi puldiga juhitav valgusasi, üliäge kontsept, mis tegelikult võiks olla sellise ka tänapäevase maailma, me olime siin koroonaga selles hädas ju, et keegi nagu ei tohtinud kontorites käia. Why not siukeste kontoritega ringi sõita? Sõidad kontoriga mere äärde. Üks asi oli puudu. Nii. Ta võiks olla siis sellises konfiguratsioonis, nagu tal oli küll klaaskatus, aga ta võiks olla siis selles konfiguratsioonis, et see Westfalia vist teeb seda katuse nii-öelda sisse magamiskoht, siis see oleks täiuslik masin minu jaoks. Nii, üks automark põgusalt mainisime, aga millest ei saa üle ka ümber, kui me räägime elektriautodest. Mitme Teslaga sa sõitnud oled? 2. S ja X ma olen väga tahtnud, aga oma ajapuuduse tõttu ma ei ole 3, ma tean, et sa oled selle 3 põgusalt saanud. Olen 3 ja olen X-iga. S-iga olen sõitnud Uberi taga vist veel. No X-i puhul ma ütlen, et kui keegi garanteeriks mulle, et need X-i tüüpi uksed toimivad ka 10 aastat hiljem, mis 10, 6 aastat hiljem, siis ma tean siin automarke, mille tavalisedki uksed ei suuda, me räägime kallist automargist, talvel töötada. See on üks põhjamaine mark, aga las ta jääb. Ma täna just Facebooki grupis keegi küsis varuosa koodi kohta, selle elektriautode grupis siis, kas on keegi tellinud sellise koodiga varuosa, see on Tesla ukselingi jupp ja keegi oli ainult kommentaariks pannud, Mario, ukselinkidega ei pidanud ju probleeme olema, ehk Mario Kadastik, Eesti kõige suurem Tesla entusiast, ma ei ole vaadanud, kas ta on midagi sinna juba vastanud. Aga lihtsalt ühesõnaga, kuna mulle sellist, nagu mulle meeldis Honda E, sellepärast, et on selline ulme retrofoto ja teistsugune, siis Tesla Model X-i uksed on põhimõtteliselt kõik ägedam asi, mis automaailmas on juhtunud viimase 10 aastaga. Kas sa oled seda asja näinud, kui see auto pannakse sellesse mingisse demoresiini ja laulab ja lendab? Lehvitab, et jabur. Miks mitte? Ja jube mugavad kasutada. Ainuke mure ongi see, et kas nad mul ka 5 aasta pärast avaneksid. Või pigem see, et kui ma ostan kasutatud Tesla, nad võivad mulle anda selleks ju aku garantiid ja kõik, aga et kui mul see uks tegelikult on juba lääbakil ja kinni ei vaju, et siis on teine asi. Aga Model 3 sõitsingi just selle sama performance back versiooniga ja mis see salata? Ta on ikka nii jaburalt kiire. Ma ehmatasin paari inimest korralikult, ma ei hoiatanud, kui kiire see on. Ja kui ma kiirendasin, kuidas need jalad lendavad põhimõtteliselt üles ja inimesed turvavöö alt välja. Seal ei ole kahtlust, et see autofirma on saanud selle asja kuidagi päris hästi tööle. Ja teine asi, mis nüüd Tesla puhul imestama paneb ja kuidas teised ei ole järgi jõudnud, on ikkagi see sama sõiduulatus. Kui me räägime, et iPace'il, e-tronil, kõigil on ka sinna 90 kilovatt-tunnised akupangad, pakid, et Teslal on umbes samasse kohta ja ikkagi Tesla Model S, tal on vist küll 100, ühesõnaga, on ikkagi 100 ja rohkem kilomeetrit sõidulatust rohkem. Et kus nad selle võtavad, kas see, et nende kogemus, nende see battery management, nende akutootja? Kiiresti tulin ühe asja juurde. Nii. Otsisin välja selle Model 3 kaalu. See on kõige lihtsam versioon on 1600 kilogrammi. Ta on kerge auto ju. No jah. Ta on tegelikult, kui me nüüd Honda E oli 1595 minu arust. Jah, 1595 ja Model 3 kõige kergem variant on 1611. No jah, see on nüüd õige. Sinna võib olla mingi osa ju sellest maetud, kui see auto ikkagi ise
noh, ei kaalu midagi, mis me siis võtame, see on 4,7 meetrit auto, mis pikk see Honda E? 3,8. Meeter lühem. Jah. Meeter lühem, meeter väiksem auto. Vot see on nüüd küll tegelikult üks üllatuse koht. Ja sellest Tesla Model 3-st rääkides ma väga õrnalt enne mainisin seda kvartal 1 2020 elektriautode maailmaturgu. Kui me vaatame elektriautode müüginumbreid ja top 10 mudelid 53 maailma suurimal autoturul, siis esikoht Tesla Model 3 77 000 sõidukit. Paku teise koha autot. Zoe? Paku kogust. 30 000? 20 500. Okei. Ja siis tuleb Leaf 16 000, Volkswagen Golf 11 000. 5. koht Audi e-tron 10 000. Kona 9400, Model X 8800 ja nii edasi. Ja kui me tuleme Euroopasse, siis nüüd jälle see sama asi, et kus siis neid müüakse. Zoe'it maailmas müüdud 20 492, Euroopas 20 401. Aga Tesla Model 3 on teinud ühe jõhkra asja, mida ennem sai mainitud, et kui see sama Hiina autoturg, elektriautoturg, siis neil on see BYD, Byd või Byd, on ju, väga kõva tegija, neil on Bajoon seal, Nio, nende enda margid, mudelid, millest inimesed siin ei tea mitte midagi, mis tegelikult näevad kihvtid välja, on väga head elektriautod ja sobivad sinna turule oma hinnaklassi ja kõige poolest, siis Tesla on Model 3-ga ka Hiina turgu lammutanud, esikoht kvartal 1 2020 17 400, teine koht on hiinlaste oma toode 5300, see on uskumatu ja nüüd USA-Kanada Tesla Model 3 37 000, ehk kui sa vaatad, ja Euroopas on Tesla Model 3 teisel kohal, mõned üksikud ühikud, 5 autot vähem kui Zoe. No. On ju? Kuidas? Kust? Miks? No see sama, et ta näeb välja nagu normaalne sedaan ja tegelikult kõik ei pea ostnud performance back versiooni, mis tähendab seda, et ta on tegelikult alla 60 000. Just. Ja kui sul on, ja seal on ka teatud see, ma ei taha ütlema hipsteri faktor, vaid see, et sa ikkagi, kui sa oled teatud tüüpi inimene, iPhone'i faktor just, et sa ostad Tesla, et sa võid arvutada välja, et tegelikult su igapäevaelus oleks täiesti vabalt see Hyundai Kona või E208, aga sa tahad Teslat, ja see on see mingi autoinimeste ja käib see kiiks ära ja siis ostadki selle Tesla. Ma kiiresti vaatan siia kõrvale, mina arvan, et üks nii-öelda konkurent tegelikult Model 3-le, eelkõigelt lihtsalt selle autole peale vaadates, auto, mida me ei ole ka siin veel ära maininud, Hyundai Ioniq, elektriline. Täna saad teda, mis siin Comfort Style, parema varustusega auto on hinnatud alla hinnakirjas täna 37 000. Kas ta on sama see 64 kilovatt-tunni naku nagu Kona? Kohe vaatame, sest et ei ole selle autoga nii hästi kursis. Elektrimootor 88 kilovatti. Tehnilised andmed aitavad meid siit kiiresti järgi. 30 ei ole, jah. Ta on see väiksega. Ta on, leiaks nüüd kiiresti aku kohta infot. Sest mul on, ta peab ikka olema 64. Sest nagu võimsuse ja performance'i mõttes ei ole tõesti Teslaga mõtet neid ühtegi võrreldes, selles osas on Tesla teistest veel ees tavatootjatest, et kui sa tahad just seda kiirendust ja tehnoloogiat, siis on Tesla. Jama on lihtsalt see, et siin meie turul, ma tean ühte inimest, kellel on Model 3 ja kes kurtis ütles, et kuna enamus neid mingit isejuhtimisi on Euroopas kinni keeratud, siis sisuliselt sõidad nagu Volvoga, et sul jah, et sa saad jätkuvalt seal mängida neid arvutimänge seistes ja ka saad panna selle, et sul mingid kangid teevad peeruhäält, aga neid päriselt ägedaid tehnoloogiaid ei saa Euroopas kasutada. See nüüd sa tõid ühe laheda asja välja, mis on see kiiks, miks tahta seda Teslat. Kui sa tahad parkimisplatsil põhimõtteliselt Mario Karti mängida autorooli ja pedaalidega, siis sa pead ostma selle. Aga siit tuli ju sinul üks teine küsimus. Tuli, jah. Honda E HDMI pistik.
ahaa, nii, kas sa leidsid, ma küsisin sinult kui videoteadlikult inimeselt. Võta, Hondal on põhimõtteliselt kogu mudelirivi varustatud HDMI pistikuga ja sa saad saata siis ekraanile nii-öelda videopilti, noh, lähme Honda eesse PowerPointi vaatama. Aga saabki. Ja ta näitab... No sõidu ajal ei saa. Ei, seda nagunii, seda loogiline. Aga põhimõtteliselt sul on võimalik siis võtta PlayStation, eriti jabur veel võtta Guitar Hero mäng, panna 2 meest sinna Honda E-sse sisse ja mängida Honda E-ekraanil. Ma kavatsen selle HDMI pesa järgi proovida, ma annan sulle kindlasti teada. Ja, lisaks oli Hondast tekkis mul teine küsimus, nad on teinud selle nalja suunatule kangiga, et see mängib ühte heli, tähendab, ja siis see on täpselt, see teeb tõk-tõk, noh, ta on klõps-klõps, see teeb natuke teistsugust heli ja minu jaoks kõlab nagu mingi muusikapala, mis võiks minna edasi, aga ta muidugi ei lähe. Ma ei tea, kas mul õnnestub seda siin praegult lasta, kas ta hakkab kõlama, vaatame. Niuke Nublu. Noh, ja ta jääbki selliseks, aga kui siin nüüd Honda turundusinimesed oleks leidlikud, siis mina nende poolt julgeks küll siin mõnele mõmina räppanile välja pakkuda, et tehku. Tehke sellest, see täiesti sobilik, juba hakkas mingi niuke väikene nagu ütleme siis värss jooksma oma peas. Ühesõnaga, ma ei tea, kuhu ma selle Tesla asjaga tahtsin jõuda, et pigem selline maailmavaateline küsimus, et kuna nad on ütleme, suurelt esimesed, nad on jätkuvalt esimesed, aga et kui kaua kestab Tesla selline ülemvõim, sest et noh, nagu me saate alguses sellest nimekirjast, mida juba Eestist osta saab, pluss hiinlased, et teised tulevad järgi, muidugi veel nad ise on siin mitmes intervjuus nii üks kui teine autofirma juht öelnud, et nad on veel Teslast näiteks, noh, kes tunnistab, et paar aastat maas, aga ma ei tea, kas see ka tegelikult nii on ja kuhu selle ajaga jõuab Tesla. Aga mul tuli siia tegelikult kõige selle vahele meelde veel üks jabur auto, mida me ei pidanud küll rääkima autodest, mida veel ei saa, aga no, varsti on 2021 käes. Nii. Ford Mustang Mach-E. Mis sa sellest arvad? Lubatud range on 450 kilomeetrit, 7 sekundit 100 ei ole ju nagu mingi eriline performance, on ju. Ma ei oska midagi, ta on tavaline järjekordne linnamaastur tüüpi, minu jaoks on ta seal samas, kus ilmselt nagu kui meie turul vaatame Audi e-troni ja ka Repace'i loomulikult tõenäoliselt see Ford Mustang Mach-E tuleb odavamas hinnaklassi, aga ega temas midagi muud erilist peale selle nime Mustang ja Mach, mis on mõlemad legendaarsed Fordi sportautodele mõeldud tähised ja mis paljud fändid endast välja ajasid, aga et noh, ma arvan, et ta tuleb väga hea elektriauto, aga et seal see ongi kõik ja ta näeb välja natuke nagu Mustang, mis on ennast paksuks söönud. Võtame niisugused coming soon asjad veel ette. Ma panin tähele, et Covid on möödas, lennukiga lastakse lennata tehnikamaailm, Tõnu Ojala sai ID3-ga ja see õnnetu või õnnelik ID3, et see on ikka täitsa traagiline. Seda nii edasi lükatud, kui palju veel saab. Volkswagen, ma ei tea, kus nad, kas Universum maksab neile selle diisliskandaali eest kätte või et noh, selles mõttes trahvi nad juba ju said, et Universum, lase nüüd olla. Et jah, tarkvaravead, mis on seda ID3 edasi lükanud, nüüd peaks kas septembris äkki siis esimesed jõudma või? Ja seal on seda ID-seeriat veel tulemas. ID4, nüüd siin just eelmine nädal oli uudis, et ID.4 tootmine läks käima. Ja ma ei tea, mida see tootmine tähendab, et kas siis kui kiiresti see konverteerub reaalseks autoks müügisalongis? Kuulajatele lihtsasti ja kiiresti ID3, ütleme siuke golf-like suurus. No, Polo ja golf vahel jah, et põhimõtteliselt. No ikkagi täismõõdus auto. Täismõõdus auto on ju, ja ID4, ütleme siis, mis neil need T-Rock rockid, jah, et siuke linnamaasturi oma. Aga ma tooksin siit veel natuke tulevikku, siis ma ei tea, 6 aega tagasi presenteeritud Nissan Ariya. Õige, muidugi, sest Nissan on pikalt oma Leafi peal nagu liugu lasknud. Võt Nissan Ariya ei siit nimekirjast mul täitsa välja. Väga futu välja nägemisega. Minule see disain, et nad nii julgelt tegid, me arutasime selle Honda E üle, on ju.
Nissani nii-öelda fännidele, elupõlistele austajatele oluline see märgiga, sest Nissani logo sai uue kujunduse koos Ariaga, mis tuleb siis järgmine aasta välja, linnamaastur. Kui me räägime Nissanist ja me räägime linnamaasturist, Qashqai, Juke. Jah, ainult linnamaastur, X-Trail. Oih, mul läks see nüüd jälle käima. See on väga hea laul iseenesest. Ja kui palju on lammutatud selle linnamaasturiga ja samal ajal on teised tulnud juba linnamaasturite elektrilistega välja, mida see tähendab just kui Nissani vaatevinklist, et nad nüüd nii kaua nagu ootasid. Jah, et futudest, linnamaasturitest, et kui Honda E läks nagu mängulist futurismi teed, siis Aria on ikka selline nagu ikka ulmefilmi auto. Cybertrucki laadne. Ärme Cybertrucki. Ja Cybertrucki lubatakse 2022 ja ka päriselt. Seda autot lubatakse päriselt. Ma ennem Cybertrucki mootan, et nad tuleks selle Roadsteriga välja. Ma ei teagi, kumb neist nüüd ennem tuleb, ma vahepeal läheb nii sassi, sest Musk on ju selline vees, et ta teeb kogu aeg mingit announcement'e ja see on meelega, ma arvan, et meil kõigil läheks lõpuks sassi. Kes, millal ja kuidas tuleb? Roadster ja Cybertruck on mõlemad 2022 hetkel announce itud. Selge. Issand, kui neid performance numbreid vaatad, üks on 2 sekundit 100 ja teine on 3. No Roadster peaks isegi olema 1,8 algsete juttude järgi. Jaa, oli küll. Sa sõitsid Porsche Taycan Turboga, mis teeb ametlikult kas 2,8? Ei, 3,2. Ei, see S kõige kangem on 2,8. Okay. Mina sõitsin sellega, mis teeb 3,2, me mõõtsime seda, me saime ka 3,2 kätte, see oli kosmiline. See on ka Model 3 peaks minust 3,2 olema. Võib-olla, ütleme, 3 sekundi juures 100 on ebamugavustunne. Raiu sekund maha, nii et sina saad ise seda sekundit tekitada, sest kui praegu võtta maailma nii-öelda kõige kiiremad asjad, millega võidu sõidetakse, siis rallikrossi autod on 1,9 sekundit 100 ja Musk lubab inimesele osta autot, millega saad sama kiiresti sõita. Jah, 1,8 kiirendada 100. See ajab südame pahaks, ma arvan. Ja Taycanist rääkides, mindul ajas südame pahaks hoopis lõpuks need pidurdused. Maha pidurdus, ma enam ei mäleta neid numbreid peast, aga see oli mingisugune 6 sekundiga tõmbas sealt 200-st 0 tagasi, see oli kõik tahtis tagurpidi jälle välja joosta. Ma ei tea, kui meil siin natuke selle tuleviku peale läks Cadillac Lyric. Ma lihtsalt mul on tükk aega see peas olnud, et ma ütlen vahel ära, et kui me räägime ulmelistest ja uutest elektriautodest, Cadillaki esimene elektriauto kannab nime Lyric ja näeb ka väga ulmeline välja. Aga sa võid nüüd jätkata, aga mul sellest Lyricist rohkem rääkida ei ole. Mina tooksin välja ühe siukse auto, mis on kindlasti seotud Volkswageni ID-seeriaga ja mida on lubatud 2021 ja see on Cupra Elborn. Aga mitte Formentor? Mina olen näinud seda Elborn mudelit. Okay, see on ID3 Cupra versioon, aga ma ei ole süvenenud sellesse nagu sinna, et kui tavaliselt Cupra nagu tähendas midagi, on ju. Et kas see seal maailmas ID3... Et on see ID3 sportversioon, ID3 GTI. No ja Audi e-troni GT tuli ka kohe meelde. Sest et lubatud on seda nii-öelda siukest kupee versiooni. Ühesõnaga, neid uudiseid tuleb iga päev tohutult, kõiki tuleb juurde, et kas... Model Y? Jah, põhimõtteliselt täispuhutud Model 3. Kas uksed on samasugused nagu ikka? Tavaliselt. Jääbki ainult X-ile need... Ja mina ei tea, miks keegi teine ei ole seda teinud, kas see patent maksab nii palju või tegelikult nad ikkagi ei pea üldse vastu ja Tesla ise otsustas, neil on lihtsam mitte seda teed edasi minna, et vigurdada mingite selliste kuluosadega, vaata see on see, nagu Lexus tegi oma selle kabrioleti LC500 ja ta ütles, et nad proovisid seda katust siis arendustööde käigus avati 18,000 korda. Mis tähendab seda, et kui sa avad iga päev oma kabrioleti katust, siis 49 aastat on sul probleemi vaba katus avamist Lexuse järgi. Ma ei tea, mitu korda avati Model X uksi. Aga arvestades, et kui kõikuv on olnud nende Teslade kvaliteet ka nagu ühe mudeli piires, et sa võid ju sellel prototüübil, mis sul tehases on neid uksi 20 000 korda avada, aga kui liini peal läheb midagi valesti ja sul tuleb terve hunnik kehvasid uksi.
kui me numbritest räägime, sa küsisid või tuli korraks see Cupra siin teemaks, siis jah, noh, nii mannetu kui see ka ei ole, aga ta siiski peaks olema sportversioon ID3-st, ID3 7,9 sekundit 100-ni, see Elborn 6,5 sekundit. See on võimas. No, mitte just Tesla Model 3, eks ju, aga kui sa võtad need sõidetud autod ette meil siin, siis ütleme, et väledamad olid 8 sekundi juures, 1,5 sekundit veel maha, samas kui tead, 6,5 sekundit 100-ni, mulle meenuvad Golf GTI, 308 GTI, Megane, need on kõik seal 6 sekundi juures. Mõni isegi ikka alla selle ka, 5 midagi. Et jah, elektriauto, tead, elektriautod ja kiirendus, kõik need, kes praegu kuulavad, ei ole ühegi elektriautoga sõitnud, võtke kõige lahjem elektriauto ja te avastate, kuidas suunurgad tõusevad ülespoole puhtalt sellest, et see esimene hüpe on nagu nii äge. Linnas on nendega tegelikult maru vägev sõita. Ärge Volkswagen Transport, võtke seal ikkagi ei ole seda hüpet kuskil. Oota, see on sul siin maja ees. Ma tahan seda korra siis seda mitte hüpet. Kuule, aga ma ei tea, me oleme siin päris pikalt rääkinud, et meil muidugi nüüd podcastis on eks ju aega palju, aga võiks kuidagi kokku lugeda selle aja ikkagi. Võiks siis hakata vaikselt, et ma ei tea, kas me võtame selle teemaga läbi, mis ma tegelikult, millest ma tahtsin alustada, ja siis ma nägin, et kell läheb ja me ei jõua selleni, aga et seesama vaidlus, et me oleme siin ka suhteliselt vaimustunult või vähemalt entusiasmiga räägime siin tohutust elektriautode pealetungist, samas kui sa viibid hästi palju automeedias, ehk siis mu töö on iga päev lugeda nagu tohutuid uudiste saite läbi, siis ikka ja jälle lendab sisse see, aga tegelikult elektriauto ei ole üldsegi nii roheline. Võtame kogu elutsükli. Ma kuulasin seda podcasti Gordon Murray'ga, kes on uue selle superauto valmis teinud või tegemas. Kohe valmimas. Kes oli suhteliselt, ütleme siis, mitte positiivne kogu selle elektriautonse suhtes ja kui nad on lihtsalt nii kõva vend, siis mul tekkis ka kohe, sest see ei ole päris sama asi, aga kui me võtame sellise hästi polariseeriv teema, nagu vaktsineerimine. Kui sa hakkad otsima ühte või teist pidi põhjendust internetist, siis sa leiad selle. Ja sama on elektriautodega. Kui sa hakkad otsima, et nad on tohutult. Kas maakera on lame või? Just, eks ju. Kumba sa endal tõestada tahad? Seepärast ma ei ole lõpuni leidnud seda nagu, et on tehtud ka arvutusid, ei, ikkagi kogu elutsüklit arvestades. Jätame selle, jah, tõesti, et võib-olla kuskil koobalti kaevandamine hetkel veel on natuke liiga räpane ja seda teeb võib-olla natuke liiga noor inimene ja võib-olla ei ole tal isegi töölepingut. Siia juurde läheb veel see nii-öelda inimlik osa, aga puhtalt, kui me räägime sellist öko või siis looduskaitse, väiksem looduse hävitamise mõttes, et hästi raske on mul seda seisukohta võtta, sest ma tihti usun kõiki. Ja siis ma loen järgmist artiklit ja ma jälle usun. Aga ma olen leidnud omale ikkagi nii-öelda selle siis väljapääsu, mis mind rahustab, on see, et kui me seda hetkel, isegi kui on õigus nendel, kes ütlevad, et see elektriautod on tegelikult tohutult must ja räpane praegult, kui see isegi on nii, aga kui me ikkagi sellega edasi ei läheks, lihtsalt sellepärast, davai, lõpetame ära, poisid, pood kinni. Me arvutasime välja, et see on jube räpane. Et siis, et mingit arengut ei toimu. Sellisel moel me oleks võinud ju aastal, ma ei tea, 1800 midagi jätta ka nagu üldse sisepõlemismootoriga autot tootmata või 1930, sest mida seal summutist välja tuli. Et tõsi, ma lihtsalt pooldan seda, samal hetkel, sellel 1900 alguses, seal olid ju need, just elektriasjad ka ju tekkimas. Ja mindi seda toona mindi sisepõlemis. Keegi ei teadnud keskkonna sellest midagi. Ei teadnud, siis ei vaadanud niimoodi mingit kvoote või asju, seda keegi ei suutnudki mõelda mingit kasvuhoonegaasi maailma. Aga miks nüüd on see tohutu elektriauto nii-öelda pealetung, mida tegelikult ju sunnitakse, sisuliselt on see ikkagi poliitika, mis praegult seda elektriautondust nagu drive'ib, siis on see, et inimene lihtsalt ise nii loll, me ei tee ise neid otsuseid. Me lähme karjakaupa, ostame linnamaastureid, vähemalt liiter, 2-3, 100 kilomeetri kohta rohkem.
need kaaluvad 200-300 kilomeetrit rohkem kui normaalne universaalkirjaga auto, et ühesõnaga eeldada, et inimene teeb ise mõistlikku otsust, issand, meil on siin nüüd CO2 õhus palju, no ei tee, noh. Ei tee. Ja kuskilt peab seda alustama ja niimoodi mina mõtlen, et ma sellega põhjendan seda elektriautondust. Mina põhjendan endale seda sellega, et kui see kogu elutsükkel, ehk jah, vaata on need elutsükli inimesed, mina ei ole selle elutsükli inimene. Mina olen selle peal, et kus need sõidukid sõidavad? Sõidavad siin keskkonnas, kus me elame. Kui me mõtlen nagu selle keskkonna peale, see keskkond on ju tänu elektriautole puhtam. Mitte ainult CO2, mürareostus sinna kõrvale, mis on ikkagi, ma tõesti ei kujutaks ette, siit aknastki kumab vaikselt mingit asja läbi, nagu täielik vaikus, mingi Liivalaia tänaval on nagu haudvaikus, kui rehvisahinal sõidetakse, et ma olen seda meelt, et elukeskkond, kus me elame, toimetame, kui palju on autosid, ma elan väikses tänavas Järvekülas ja sealt tuhab tagumisse tänavasse, pane counter peale, see on meeletu kogus autosid, iga päev tuleb ja läheb. Kui need kõik on elektrilised, siis see sama õhk, mida mina tarbin, mida mu lapsed tarbivad, mida need lasteaialapsed seal Järveküla Peetri lasteaia hoovides, see on ju puhtam. Why not, noh? Jah, ja ma ütlen, et isegi kui see praegult on nagu selle esimese põlvkonna akud, nagu Gordon Murray ütles, et et praegused akutehnoloogia ei ole jätkusuutlik ja nende töötlemine ja taaskasutamine kõik, aga ega keegi ju neid muidu ka ei arendaks, kui praegu riigid ei viskaks nagu lihtsalt valimatult sinna raha sisse ja ei promoks seda, sest kellelgi, mitte ükski autotootja ei mõtle, et oi, me oleme nüüd nii tublid, et me hakkame nüüd paneme ise 4 miljardit ja proovime arendada midagi. Muuseas, sa tõid selle sama linnamaasturi asja välja. See, et linnamaasturite müük on kasvanud, autotootjad on ju ise seda soodustanud, inimesed tahavad, neid pakutakse, kõik tootjad põhimõtteliselt pakuvad, tegelikult on üks siuke huvitav kõver, et kui keskmine CO ja kütusekulu näitaja nagu langes ja siis tekkis see linnamaasturite, ta ei ole küll nii järsult üles läinud, kui järsult on nii-öelda nagu seda alla saadud seda CO, aga siiski on nagu nina natukene ülespoole nendest samadest linnamaasturitest tingituna. Nüüd ongi see teine ots. Too need hübriidid ja elektrid sinna mängu, mis on alternatiiv? Gaas? Täpselt, gaas on ka, jah, see on, eks ta hetkel ongi, aga ma ütlen, et ma kuidagi ei näe, ma ei näe head väljapääsu, et kuskile me peame jooksma ja lõpuks ega võib-olla ei jäägi ainult elektriauto, et võib-olla me sõidamegi ikkagi sellisega, et kus sul siis võtab liiter bensu sajale, mida toetab siis mõistlik elektrimootor, kus ei ole sul 400 kilo akkusid kaasas. Mina väga tegelikult, kui ma vaataksin nii-öelda oma pere tarbimist ja ma arvan ka see sama asi, mis sina rääkisid, plug-in, hübriidid siis, kus sa saad siis oma selle linnavajaduse, on ta siis 50 kilomeetrit, nad on kuskil seal mingi 40-50 kilomeetrit sõidavad, võib-olla mõni rohkem on. Sõidad oma stepslist ära, laed selle kodus õhtul ära ja siis saad oma linnaotsad ära tehtud selle ühe päeva, ja ta on nüüd paagi täis, lähed käid seal Tammsalus või Lõuna-Eestis ära. Plugindusest, see on veel eraldi teema, sest nad on ju, siis sa pead neid akkusid ja ikkagi kaasas. Ja kui me nüüd tahame siin minna sügavamale sellest teemast, siis kust elekter tuleb Eestis? Võtame selle. Ulme, ei jõua jälgida. Pange autod stepslisse, laadige ära ja elektriautonduse üks mure veel. Kui nüüd homne päev kõik inimesed ostaks elektriautod ja paneksid laadima, siis ju väidetavalt meie elektrivõrki ei peaks sellele vastu. Just, see ka veel. Aga jah, ma olen vist kogu selle loodussäästlikkuse mõttes natukene küünilisem, et mul on nagu olulisem see, et nii-öelda ma vaatan tegelikult seda ainult sellisest CO2 vaatepunktist, mis mõjutab nagu globaalselt see, et kui sa et me siin, mul nagu inimestest on vähe kahju. Jah, siis hakkame juba seda ka, et kui palju CO1 lehm või veis just. Kõik on. Nii, ühesõnaga, me läksime siin lõpuks maru tiibiks, me tundsime, et meil on nüüd podcasti ekstra ja meil on tohutud minutid ja võib-olla oleme muutunud juba natuke tüütuks, aga loodetavasti te olete saanud mingi sellise ülevaate. Võtame kokku siis, valikut on.
valikut on palju, hinnaklassid 20 000-st 200 000-ni, just, põhimõtteliselt igaühe rahakotile, Jah. me räägime uutest autodest, Jah. ka järeltulg eksisteerib elektriautodel Eestis juba. täiesti. Ja ma arvan, et kui me teeksime täpselt sama saate 6 kuu pärast, siis oleks meil siin täiesti uued mudelid juba ka. Noh, et neid tuleb juurde. proovitud ja tehtud. Mina lähen siis Honda akut tühjaks sõitma ja vaatama, palju siis linnas saab. Mina olen transportirakut tühjaks sõitma. See on selline uus autoajakirjandus. Sõidame akusid tühjaks. Aga tore, et kuulasite ja näeme jälle.